aga mõtlesin, et lähme käime Rootsis ära. Et nädalavahetuseks üks väike tripp, vaatame, mis on Rootsis põnevat on. Mina olen seal küll käinud. Saadki giid olla mulle. Mina ei ole käinud. Aga Viktor ei ole käinud ja siis tutvustame talle Rootsit. Stockholmi, jah. Vabandust. Stockholmi täpsemalt. Ja võib-olla ka Stockholmi viilis linna osa. Kesklinna ilmselt rohkem ei jõua. Okei. Ühesõnaga lähme Rootsi, tule kaasa, vaatame, mis seal toimub või toimu. Kunagi oli Rootsi hästi kallis. Vaatame, nüüd on Eesti jõudsalt arenenud. Kumb on kallim riik, kas Eesti või Rootsi? Tule vaadake, vaatame. Inflatsioon pidi Eestis Rootsis parem olema, nii et tõenäoliselt võib seal isegi nüüd odavam olla. Jah, aga me lähme mitte laevaga, vaid lennukiga. Aga et kuna... Miks me laevaga ei lähe? Aga kuna... Aita mind. Aga kuna laev läheb nii aeglaselt ja poolest siin kardavad uppuda laevaga, siis lähme lennukiga, aga lennuk pole ka turvaline. Selleks võtame julgustust. Ei, see ei ole alkohol, see on see proteiini jook. Näen, 40 grammi on proteiini siin. Oleme jõudnud Rootsi. Rootsi kunni pole näinud. Nägime ainult seinafookinit. Peaaegu sama asi. Nii et, mis edasi? Katsume leida hotelli. Läheme mõtte. Mitte me ei mõtelnud, aga Victoria pani fakti, et peame minema rongiga. See on meie 10. reis koos. Jälle heidetakse ette, et mitte kuskile käia. See aasta jooksul 10. reis ja 13. riik. Nii. Kui äge. Võtke rikas naine, saate ka nautida head elu. Ja siis asi ka, et kell on 16.45. 16.30 tulime välja, ilmselt natuke Ryanair hilines, nii et 15 minutit ja 10 minutit olete Rootsis. Tallinnast väga kiiresti tuleb lennuk. Aine? Jah. Aga tagasi läheb 2 tundi. Tagasi läheb 2 tundi pikemalt. Siis teeme selgeks, et Rootsis, kuigi ta kuulub Euroopa Liitu, ei ole eurosid, on Rootsi kroon, mis minu arust on suht odav võrredes euroga, mingi 15 või? Et mingi 15 on euro kurss või? Ei, 100 kohalikku on 9,5. Ehk siis 1 euro on palju. 10 või? Umbes nii, jah, natuke rohkem. 10 natuke rohkem. Nii, jääme selle juurde ja nüüd Victoria ütles, et siuke kurss on ja selle järgi elame ja Eestisse jõuame, siis oleme puruvaesed. Jah. Ühesõnaga, me ei tulnud bussi ega rongiga, sellepärast et ekspresspilet edasi-tagasi on 600 kohalikku, ehk siis 54 eurot. Ja Uberi ots on 50 eurot. Ehk siis valisime mugavama sõidu Uberiga ukse ette, selle asemel, et sõita rongiga pool tundi, siis 15 minutit kõndida kallima raha eest. Ja ühesõnaga Eestis ma sõitsin oma kodust lennujaama 9 euroga. Ei tea, tundub praegu Rootsi väga kallis. Võib-olla lähme tagasi. 40 mitte sõitu ka. See on pikem maa. Vahet ei ole. Taga paistavad mingid jõhkrad pilved, nii et ma ei tea, kas istume kogu hotellis ja teeme hotellist väikse video või siis pääseb kõue. Nii et ühesõnaga sõidame hotelli poole. Nüüd läheme otsime oma hotelli üles. Mis selle hotelli nimi? See sinise. Western hotell. Loodame, et siis ikka on õige koht, kus meid toodi. Kus me võime seda Vietnami toitu sööma tõlla pärast vaata kohe samast kõrval. Vietnami toitu või? Jah, vaatame väga. Nuudlid. Ja hapupiim. Nii palju maksab. Võtame kohe ülevaate teeme. Tahame siukest nuudlit ja liha 175, jagada 10, 17 umbes, jah. Need on umbes 17 eurosed toidud, siis natuke vähem või? Jah, umbes nii. No nagu Eestis. Natuke odavam kui Eestis, ütleks esimese korra kohta. Aga lähme paneme asjale ära ja vaatame, mis hotell on ja kas seal mullivannid on ja punane vaip, nagu meil lubati.
mina ees olid uks kinni, pandi silt I be back. Right back. Nii, ühesõnaga siuke see hotell siin on, sisehoovis. Siin on vist hommikusöögi asja punased diivanid. Vähemalt nad pakuvad Poola komme siin. Kas sa tead, miks lehmake see kommi nimi on lehmake? Ei tea. Mitte sellepärast, et see on viimast tehtud, vaid see on vihje sellele, mis sinuga juhtub, kus seda liiga palju sööd. No, vaadake nüüd transformationid. No, ja miks need Poola kommi pakuvad? Ei oska öelda. Nojah. Möödas on juba vist 2 päeva. Kõige pikema hotelli registreerumine, mida ma elu sees kunagi kogenud olen. Rootsis Bentley hotellis. Mul pole registreerimiseni veel jõudnud. Me pole veel jõudnud sinna. Andmin pani leebet, siis tuli tagasi ja siis mingi... et tuli mingi maailmarändur ja siis nad sotsialiseeruvad ja siis nad teevad kliendikaardi ja siis prouale ei sobi üks hind ja teine hind ja siis tuleb ikka soodsamalt saada ja siis ikka ei ole saadaval ja siis ühesõnaga ma arvan, et nagu Victoria ütles, et me peame enne check-out'i tegema, kui me check-in'i saame teha. Ja nüüd nad räägivad sellest, et Minni sõber elab Hollandis, see naine on ka Hollandist ja see sõber on sõjaväes ja meil on väga lõbus vestlus. Nii, lõpuks saime kohale. Me jõudsime Eestist, Rootsist hotelli kiiremini, kui me saime regatud, aga lõpuks oleme sisse reganud ennast. Tillukene. Issa kui tillukene. Päris tilluke tuba. Ei, kõik on olemas. Näed, siin on isegi see soojendus. Aken. Otse tänavale. Jah, televiisor on, aga vihm jäi õnneks järele. Loodame, et enam sadama ei hakka. Aga tuba on siuke, päris siuke pisike. Pisikene, jah. Vaata, kui kitsas see koridor on. Aigu sitsest. Siukene väike vanituba. Tegelikult on, mis ikka. Tahtsin küll videot teha, et näidata, et Rootsis on ikka odavam kui Eestis, aga tundub, et natukene ikkagi Rootsi annab hindade poolest, vähemalt siin esimene restoran, mis me vaatasime hinnad ette. Ainult natukene, mitte markimisväärselt. No ma ei oska öelda selle kohta. No makaronid maksavad 20 €, see ikka lihatoidud 29 € umbes. No, mina Kallinas vanalinnas steiki sööma. No ma ei tea, ma ei ole sama sammu käinud seal steiki söömas, kui ma olen, siis ma olen pannkooki söömas, aga lähme kõnnime edasi, vaatame. See oli siukene Rootsi siukene koht mingi. Pitsad maksid palju, 25 või? Jaa, ma ei vaadanud pitsasid. Nii, tulime siis sööma siia mingisse barbi, mis koht see on? Barbecue kohta. Võtsin Rootsi õlut. Tegelikult on päris hea. Ja siis, kui ma veel siin jõudsin korda, et hinnad on juba kallid. No, ütleme nii, et ikkagi kallimad kui Eestis, mingi 5-6 € toidu kohta. No, võib-olla ütleb nii palju, olen toidust. Aga siis mulle toodi, mõtlesin, et võtaksid ribid. Palju ta maksis? Mingi 28. 28 €, no tundub justkui kallis, aga siis toodi see lauda, nii et ma arvan, et ma jõuan seda ära süüa. Suur pitsa ja siis ribi on see. Ja Rootsi valgusfoorid. Ühesõnaga valgusfoorid on ka siuksed sõbralikud. Ei, mul ei ole lesbide vastu midagi. Mul ka mitte. No, et Tuli nad mind ei käpi. Ei saa sama öelda. Ükskord oli Londonis, läksime geibaari ja siis üks hästi suur mustanahaline naine lihtsalt surus mu enda massiga vastu seina ja hakkas ennast vastu mind hõõruma ja siis ma ei. Ja siis ta, oi, sorry, ja läks minema. See oli nii hirmus. Ja lihtsalt
kuna on suht juba õhtu käes, siis väike jalutuskäik täitsa sihitult tutvuda Rootsi sillaaluse eluga. Vaata, kui puhas see sillaalune siin on. Ei ole mingid graffiteid, ei ole mingid korinad, vesi, roosid siin. Ma ei tea, mis linnud need on, aga lind. Siin on kõik lind. Näete, saba nagu polekski. Nii, tulime jäätist ostma, vaatame ka jäätishinnad üle. Näiteks 300 palli on 8,9, 8–9 eurot. No, nii ja naa. 8 euri 3 jäätist. Ja siis, tagasi. Ja siis Rootsis on juba nii, vaadake kõik. Sularaha enam vastu ei võeta, sularaha kaotatakse ära. Sularaha on saatelast. Aga kui... Kes tuleb 8 eurot jäätisest? Kui rääkida, et see oli 8 eurot, siis Eestis 3 palli on palju. Ma ei tea, aga Marokos on 1,50. Seda ma tean. No ma räägin, Aafrika on tore riik ja sina ütlesid, et ei ole. Aga sellest, vaadake, jäätised on tunduvalt suuremad kui Eestis, kui neid jäätisvahvleid ja palja võtta. Ja. Mis tähendab seda, et Rootsis küll hinnad on siin kallimad, aga suurused on säilinud, sest see ribi, mis ma tellisin, oli hiigla suur. 900 grammi. 900 grammi. Nüüd võtsime jäätise, hiigla suur. Ütleme nii, et Eestis, kui hinnad tõusevad, siis tooted ja kogused langevad, aga Rootsi ei ole see veel jõudnud. Nii et bon appetiit. Kurat sulab. Aga mis ma oskan öelda? Milline see Stockholm on? No, mis linna ta sulle meenutab? Viini. Ma ei tea, mulle meenutab isegi natukene Soomet, Riiat natukene, Viini. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult, et kui kuradi väike see Eesti on, mis on Eesti kesklinn, millised on see suured majad. Stockholmis on üle 50 silla. Jah, aga kuidagi see Eesti oma pisikese uue linnaga, vana linnaga on nagu nii väike. Isegi Riiaga võrreldes, nagu, et ma ei tea. Stockholmis elab peaaegu 1 miljon inimest. No, selleks, aga see hoonete suurus ja kõik, et see on ikka, ma ei tea, 10 võtta suurem kui mingi Eesti kesklinn. Aga Eesti on armas, väike, kompaktne, kohutavalt kallis. Kallis, jah. See Rootsi siin natuke on ikkagi nõks kallim, nii palju ikka on, aga... Eks nende palgad on kindlasti kõrgemad. Noh, seda, aga ma mõtlengi, et see Eesti on nii pisike nagu... Ja siis mõtled neid kuredi lobusid inimesi, tigedaid inimesi, kes kõik vihkavad teine teist ja millegi rahul ei ole. Aga see selleks, lähen vaatan siis, kus see kuningas on ikkagi. Ja see vist on siis kuninga palee kuskilt algab või see ongi või mingisugune värk. Ja siin on kuninga WC. Välikemmerid seal kuninga palees on see, et seal seda kanalisatsiooni ei ole ja siis seda pole tehtud ja siis kuningas käib siin. Et siis iga kord maksab siin. Ja ootab järjekorras ka. Ootab järjekorras ka iga kord. Jah. Ja kui ta sõidab sealt autoga sealt lossi ees siia parklas, siis ta saab siia parkida, käia WC-s ja siis sõidab tagasi. See oli aednik või? Aednik oli see või? Aednik või? Käis siin põõsed lõikamas. Näed ilus uhkes majas. Suurem kui meie korter. Jah. Ainult üks ongi või? Kokkuhoid? Nagu seal receptionis üks töötaja ainult. Rohkem pole vaja. Üks on kõik ära teha. Jah. Kuningale kahjuks küll ei saanud minna, sest on 10 kella 5 ainult lahti siis hoov, nii et kas jääb siis homseks või? Jalutame edasi.
mis meil muud ikka teha, kui lonkida. Parem ikka, kui kodus diivani peal istuda. Ärge teiega passige kodudes. Minge välja, suvi, nautige. Natuke raha üle jääb. Minge sõitke lennukiga teise naaberriiki. Jalutage, chillige. Tulge välja Kestast. Nii, tulime siis siia hommikut sööma. Mis esmamulje on? See tuba on hästi väike ja siis lauad on hästi väiksed. See mulje on, Rootsis on kõik hästi väike. Nii. Väljas tundub ilus ilm olevat. Nii et sööme ära ja siis vaatame, mis me siis teeme. On hea söök. Mis me siis õppinud oleme? Mõtlesime, et tulime eile õhtul siia Rootsi, et võiks võib-olla õhtul iga hotellis, et võiks väikse alkoholi teha. Ja siis avastasime, et me oleme sattunud nagu Marokosse. Rootsis alkoholi kätte saamine pole üldse niisama lihtne. Ilmselt ei tea, kuidas mujal maailmas läheb, aga et siis ühesõnaga, kui te tahate alkoholi osta, siis alkoholipoed on ainult riigi ettevõttes saadaval. Alkoholi saab osta esmaspäevast kolmapäevani hommikul kella 10 kella 5 või 6. Neljapäev ja reede hommikul 10 kella 7 ja laupäeval kella 10 või 11 kella 3. Pühapäeval alkoholi osta ei saa. Ja nii palju kui lugesin, siis sa lähed alkoholipoodi, sa vaatad neid pudeleid vitriini tagant, võtad paberi ja pliiatsi, kirjutad, mis sa tahad ja siis sulle tuuakse, et sa isegi nagu neid alkoholipudeleid katsuda ei saa. Aga tavalises poes saab osta alkoholi, mis on alla 3,5 promilli ehk siis mingi kuni 3,5 täpselt, sest mingisuguses 7-Elevenis poes oli 3,5 promillised need õlud vist. Aga baaris saab küll alkoholi. Jah, baar on siin palju ja hotellibaaris ja niisama tänaval baaris saab alkoholi osta, aga kui te tahate kuskil endale osta, siis peate otsima mingi alkoholipoe ja siis ühesõnaga. Kõik alkoholipoed kuuluvad riigile. Riigi poolt kontrollitud. Fucking teie asi on, kas joon alkoholi või joo. Kuiv seadus on tulekul, ma räägin. Jah. Sellepärast, et surkad ja need moslemid ja need jopud ka ei joo alkoholi ja kardavad seda, kui tuli vett ja ilmselgelt, kuna meil on siin multikulti, siis me peame nende reegleid austama siis. Meil on juuri palju. Ja on vaja juua, see ei ole, saad aru, mina olen vaba hing ja mingi ükski tont ei tule mulle ütlema, kas ma tohin seda alkoholi juua, ei tohi. Ükski keegi arvab, et ta on mingisugune ütleja, et ta teab täpselt, mida mina tohin, ei tohi. See on nagu nii närvi ja mind suga asi mingisugune. Kas sa jõid eile või? Näed, seepärast ma olengi närvis, sest ma ei saanud juua midagi ja jõin oma arbuusi fantat, mis oli ka täielik väkt ja. Oota, ma vaatan, kas mood on siin. Vanglas me elama hakkame sõbrad. Nii et reisige kuni veel on võimalus ja tarbige kuni veel on võimalus, sest varsti enam ei ole. Sest mingisugused jobud arvad, et nad tohivad meid öelda, mida me tohi, me ei tohi. Mida me ei tohi midagi. Ja mis jääb Rootsis silma, vett on hästi palju, laev on hästi palju, kanalid on palju, sildu on palju. Üle 50. Üle 50 silla. Nii et ütleme nii, et Rootsi tekitab siukseid vastakaid tundeid, et ühes küljest on ta justkui äge, suur, ilus, puhas, samas kõik see, teame seda multikultit, ootame kuni jõuavad Prantsusmaa sündmused siia või ei jõua või on hästi ära kontrollitud see riik, sest tegelikult kontroll on siin ju tegelikult kõva. Jälle positiivne, ei olnud seda koroona, jura ja paanikat ja mingit idiootsust. Nii et ei oska öelda, aga ikka parem avastada maailma, tema õiges olemuses ei ole meie need, kes tulevad seda Afrikat muutma või Rootsit muutma või meie võime ainult Eesti kallal iriseda, muu kallal meie ei saa iriseda. Aga ilm on muidu ilus, muidu näitas meil vist siin ka nädalavahetuseks tohutut vihma. Nüüd lubatakse ainult 1 tund kella 4-5. Aga homme vist on ka vihma näitab. Homme ei ole vihma, väidetavalt. Minu andmete järgi. No vahet ei ole, igatahes chillime. Nii, oma ringkäigu oleme jõudnud kuskile Vasa muuseumi, Vasa museed, mis on mingisugune uppunud laevamuuseum. Oli vist 19 kohaliku raha pilet, see on 190,
siis on 19-18 eurot jah, näete. Nii et ma ei tea, lähme siis vaatame või? Ja ikka. Oh jumal. Kultuursed. Laev on nii suur, et ei mahu videosse ära. Nüüd ühesõnaga see tõsteti kuskilt põhjast välja või? 1638 vist ta. Käis külili, jah. Ja mis laev see on? Vasa. Sõjalaev. Mingi sõjalaev. Siin on need augud, kus kahuriga tulistati. Meenutab natukene niisugust pigem piraadilaeva nagu Jack Sparrowi laeva. Nii et ma arvan, et eestlased, mida te melutate, tõmmake see Estonia kuradi välja sealt põhjast ja siis oodata ja võtke, tõmmake see Estonia põhjast välja, tehke ka muuseum, teenige raha, nahvi. Aga ei ole iseloomu. No, mis siin on? 1628 läks põhja Stockholmis ja 98% sellest on originaal. Nii et siin me saame ikkagi aru, et vaata, et siin on see hästi see multikulti ja kõik need kutsutakse siia elama, siis tegelikult see ongi ikkagi, Rootsi on tegelikult algupärane moslemi mõttemaailmaga riik, ma saan aru. On, siin on igasugused huvitavad sellised tekstid. Vanasti, aga sealt ongi vanasti pärit ja nüüd tuuakse uuesti ellu, et kui sa seksisid naise või mehega, olid sa automaatselt abielus. Yeah. Kui sa olid abielus ja sa siis, kui sa seksisid ühega inimesega, siis kellegi teisega, siis sind ootas surm. Oli. Ja mis see laste teema oli veel? Ei, näed, siis kui mees tegi kingituse naisterahvale teiste inimeste ees, siis oli lubadus abielluda. Ja siin? Siin ongi see, et lapsed sündisid ainult abielu siseselt ja naine omandas õigused oma vara üle või vara ainult siis, kui ta ei ametlikult leseks. Ehk siis, kui ta pole abielus olnud. Ja meenutab see ikkagi mis riigi kultuuri? Ikka seda Aafrika oma. Ja. Nii et jah, siuke muuseum, mis on siis nagu sellest laeva huku ajast aastal 1600 või midagi. Et kui võimalus on, siis astuge läbi. Meie tulime siia praegu, seda rahvast justkui ei andki väga palju õnneks. Eelmine, kui ma Rootsis käin, siis ma ei jõudnudki siia, kuna siin oli mingi üüratu järjekord. Lähen vaatame seda laevaga ülevalt poolt. Ja siis laeva päästmisel või ülestoomisel kasutati niisuguseid uukreid, mis on 100 kilo per kärss. Ja siin on toodud laeva mudelid, kes osalesid siis selle laeva üles tõstmisel. Aga see laev ise oli ainult 32 meetri sügavusel. Nii et teda on nagu ülimäära, ülipööra raske päästa. Aga ikkagi kujutage ette, kui Estonia peaks üles tõstetama ja sellest tehakse muuseum, kui palju raha see hakkaks tooma Eesti riigile, turiste ja nii edasi. Mõelge selle peale. Vaata, Victoria nüüd seletab, et mismoodi see laev põhja läks. Siin on see makett. Räägi siis inimestele. Siis nagu vajus külili. Kus kaudu? Ei, ta vajus külili siis läbi nende kahuri auku. Kahuri auku. Enne ta nimetasid püssideks. Et jah, püssitorud hakkas vett tulema ja siis laev läkski põhja. Ja, umbes 50 inimest parda. Kas nad kõik pääsesid? Ei pääsenud. Ja siis see, miks ta ülesse saadi nii kerge vaevaga, aga ta oli mingi 32 meetri sügavusel. Ma juba rääkisin seda. Okay. Nüüd siit tagaosa. Et jah, päris siuke suur laev. Mitu aastat ta merepõhjas oli? 330 aastat oli merepõhjas ja see 98% on sellest laevast kõik säilinud. Mõtle, kui hea puit siin pidi olema. Ja siis see tähelepanek ka, et miks ta nii tume on, aga mitte heledam, sellepärast, et meri teeb oma töö. Kuule, aga tegelikult kõige kallim puit üldse ongi uputatud tammja. No võt siis. Täna nüüd koogime natuke seda puitu kaasa. Jah, see maksab mingi rohku raha, aga sellest upatatud taimest tehakse mööblit ka. See ongi mingi merepõhjas, mingi, ma ei tea, 20 aastat. Ja siis ehitatakse see kõige tugevam, kõige kallim üldse juba äge puit.
ja loomulikult lõpeb see kõik nännipoega, nännipoega. Saad osta laevanänni. Nii et vaatame siis, kus edasi. Tore muuseum oli. Tulete siia Rootsi, siis muidugi tasub läbi tulla. Ei ole niisugust mõistmatut kunsti, vaid on konkreetne laev, see läks põhja ja seda te näete. Ei saa olla midagi lihtsamat. Ja pissil on ka käidud. Victoria käis meeste vetsus. Seal ei ole meeste-naiste vetsud, seal on ühised vetsud. Mehed, naised, lapsed, kõik lähevad ühte vetsu. Ja kõik on puhas viisakas. Ei ole, nad oskavad käituda küll mehed. Mehed, naised on need, kes lödistavad vetsud täis. Mehed pissivad mööda ja haiseb kõik. Naised pissivad mööda, kusevad kõik täis ja situvad kõik täis. Sellepärast ongi meeste ja naiste vetsud eraldi, et naiste vetsu lähed, siis see on nagu kuradi prügimägi nagu. Jälle, no cash. Ja, et Rootsist oli ka see, kes nagu eesrinnas tahtis sularaha kaotada, et ja kõik digitaalseks. Ei ole mul selle digitaalse selle vastu midagi, aga noh, jah, see, kuidas seda kõike, umbes nagu tuumapommiga, et pole ju, leiutati ju headel eesmärkidel, aga sai kasutada ka koledatel eesmärkidel. Ja kohe Vaasa muuseum, mis on seal, siis siin taga Viikingi muuseum. Ma ei tea, kas me siia lähme. Ja siis, kes tahab teada, palju Rootsis õlu maksab näiteks suvalises kohvikus, siis 10,5, 11,5 kohalikus on mingi 10, 9, 8,5 eurot. Võõdu, kus see Victoria nüüd kadus. Et sellised hinnad, jah, ütleme nii, et Rootsis on jälle tõdemus, et Rootsis natuke on siis kallim kui Eestis, et Eesti, Kaja Kallas, Siim, kõik, kes te kuulete, kes te vaatate mu videod, siis palun tõstke hindasid. Me saaksime veel rohkem inimeste käest raha kätte, et ärge olge nii hädad. Te saate Rootsist ette, tõstke hindasid, käskige hindasid tõsta kaupmeestel. Kes sa oled? Mis sa teed siin? Sukelduma. Saad sukelduma minna või? Ei. Nii, Victoria tahtis minna sõitma lõbustusparki. Siin on süsteem, et päevapilet nii-öelda kella 4-ni on 50 eurot umbes, nagu 499 kohaliku. Ja saab sõita palju tahad. Kui me sõidame ühe atribuudiga, siis teeb see 50 eurot sõit. Kui sõidame kahe atribuudiga, siis teeb see 25. Kui sõidame 5 atribuudiga, teeb see 10. Ma ei tea, mul ei ole eriti tuju nendega siin sõita, aga noh. Ma tahaks sõita, aga ma ei raatsi nii palju maksta. Et sõidaks 2 või 3 maksimaalselt. Ja, nagu Austrias oli jumala hea, võtta. Valisid välja, läksid, maksid 5 euri, sõitsid sellega ära, mis huvi pakkus. Päris väga, aga... Aga me saame mõelda, meil on veel oma aega siia tulla, näiteks. Jah. Nii, järgmise muuseumi külastamiste juba aimate laulu järgi. Victoria pole eriline fänn, siis ta on sunnitud kaasa tulema. Ma olen ikka kuulanud seda nii, et aga kui sa käid Rootsis, siis tuleb ikka ABBA muuseumis ära käia. Lähen vaata, mis seal näidatakse. Aga et muuseumisse sisse minna, see ei ole nii sama lihtne. Siin saab osta online'is pileti. Nii, hakkasime online'is piletit ostma. Siis karjuti, kes tahab piletit osta, siis selles minge paremale. Läksime paremale, et siis saab kiiremini sisse, et tundus see järjekord on lühem. Siis me saime sisse, siis meile müüdi pilet, siis öeldi, et minge nüüd sinna järjekorda tagasi. Nii et kui ma oleksin online'is ostnud ikka pilet, siis ma oleksin võib-olla sees juba naudiksin ABBA lugusid, ABBA nägusid, nänni, ajalugu. Ei oleks 12.30 piletis või? No las ma nüüd natuke liialdan ka, pead sa kõik ära rikkuma jälle. Ja siis ühesõnaga 12.30 saame sisse. Tegelikult oleks online'is ka 12.30 saanud, aga... Võetakse nii põnev, vaata kõik need inimesed tahavad minna ABBA-t vaatame, sina vaid selleks tuima näoga. Pigem läheks lõbustusparki, aga okei. No ma ei tea, lõbustuspargi hind oli 1,50-le 50 eurtsi. Palju see pilet üks nägu oli? Peaaegu 30. No, näed, palju soodsam, ole lõbusam. Mis asja sa ütlesid? ABBA lasi välja 10 uut lugu aastal 2021. No. Kas sa tead neid laule Suur ABBA fänn?
Või sa teadsid, et nad tahtsid 10 ja vaata, seal on parem see, kuidas nad andsid kontserdi ja siis kuidas selle kostüümiga seal pandi need mis asi need on, need kuradi laserid või? Mitte laserid, see tekitatakse inimese kuju nagu. Ja siin on need kostüümid, mida nad siis on kandnud läbi aegade, on ju? Dolce Gabbana ja Dolce Gabbana. Väga ilus kleit. Tantsi. Kuule, sa näed ise nagu välja nagu see haba blondiin. Ja. Ja siin on mingid originaalautod. Näete, siuke, mida nad siis Ameerika tuuril või? Ja vaadake, fänn katsub ka seda autot, need puudutud autot, siis saad jumaliku valgustuse. Tundsid? Jah. Ja kuna kõik inimesed ei tea, siis Victoria on üks kõige suuremaid Eurovisiooni fänne ja nüüd leidsime selle seose, mis ta leiab siit muuseumist. Aba käis Eurovisioonil nende kostüümidega. Võitsid ka, mitte ainult ei käinud, võitsid. Ja võitsid, jah? Jah. Kas sul on küsimus papile nüüd? Miks neil ei ole siukest stuudiot? Jah, ja miks tal ei ole nii palju kitarre? Jah, teevad sul oma ansamblit. Teise korruse magamistoast üks vabast. Siin me oleme, aga kus on selline stuudio, ma küsin? Olemegi laivis, täitsa laivis või? Jah. Ongi, jah? Sì. Tyckte jag var väldigt inspirerande för mig som videomakare. Kas on Oleg Grossi helikopter? Anledning till att jag neljakesti istusid sul sees. På flickornas läppar var att jag tyckte Vanasti olid ikka inimesed väga väiksed. Kui palju kuldplaate siis Abal kokku on, mina ei tea. Ja lisaks plaatidele muidugi, see juba meelest läinud ja ilmselt veel nooremad põlvkonnad ei mäleta sellest üldse midagi. Mis asi see on? See ei ole USB pulk, see ei ole mingisugune mälupulk, see on, mis asi ta on? Kassett. Ma mäletan selliseid. No võt, kui te vaatate, et kui noor Victoria on, ega ta siis nii noor ka ei ole. Mäletab, mis asi on kassett. Puutusin kokku nendega ja mõistan. Nii, ja see on siis, kõik muidugi teavad, videost Mamma Mia auto. Nii, Aba muuseumis on käidud, Abad saanud, nähtud. Kuidas oli? Koos Abaga tantsitud ja lauldud ja... Jaa. Ei, mul oli hea meel, et mõtlesin, et saab pärast viriseda, et ma olen pettunud, et ma neid hologramme või asju ei näinud. Aga need olid kes seal mingil moel täiesti olemas, nendega sai koos tantsida ja puha. Ja. See oli lahe. Nii et, ma ei tea. Aba nänni kõriauguni. Nii et, kes on... Magneteid, säkke, kõike postreid, plaate, raamatud. Aga ikkagi üks asi, mis ma ütlesin videos, et kui jäätist ostsin, et äkki sellepärast pole sularaha, et ebamugav, siis tegelikult on siin päris palju kohti, kus sularaha ei aktsepteerita enam. Et on ainult kaardimaksed. Nii et vaikselt ikka liigutakse, kuid jõudsalt sinna maailma, kus sularaha ei aktsepteerita. Väga armas silt oli väljas, et me aktsepteerime sind, ükskõik milline sa ka ei oleks. Aga me ei aktsepteeri sularaha. Mis see sularaha nendele halba teinud on? Ei tea. See on täielik diskrimineerimine. Me sattusime kuhugi Saluhalli, mis on mingid turumoodi. Stockholmi Balti ja oma turg. Jah.
kus linna osas me üldse oleme, kas me enam Stockholmis oleme. Nii pikalt on saanud jalutada, et kuule, ostame siit veisi sisefilee, palju maksab? See on päris kallis. See tundub olema mingi filee. Siin pole hinda. See on nii kallis, et siin ei ole isegi hindesid. Palju maksavad kukeseened? 8,95 ehk siis 89 eurot, 85 eurot. Maasikad 77, umbes 6 eurot kilo. Turavikud. Ei oska öelda, ilmselt need on mis selle kukeseene hinnaga. Tuunikala filee 65 eurot kilo. Jällegi, kalavalik on suurem kui Eestis täheldanud. Valge kala, mis kuradi kala see on? Mingi albiino kindlasti, albiino ahvenas. Ja kes tahab juustu süüa, siis palun väga. Nii, aeg on keha kinnitada. Tulin Vietnami restorani. Mis asub kohe hotelli kõrval? Kohe hotelli kõrval. Mina võtsin väikse õlle. Ütleme nii, et seda õlut. See on mingi, mis ta oli? Rootsi kohalik. 5,2 promilline õlu. Ütleme nii, et koha peal baarides saab väga palju osta alkoholi. Selles pole probleemi, aga poest ei saa, nii kui ma rääkisin. Tund täitsa okei, Rootsi kohalik õlu. Palju ta maksis? Mingi 8, ma ei tea, ma ei vaadanud. Mingi 7,9, see on mingi 7, umbes niisugune hinni, et õlut saab osta kallilt ja odavalt. Ja siis, aga see on Vietnami restoran ka, ja siis on niisugune spagettidega mingi lihaga. Ja sul on mingisugune supilaata. Vaata, kui ilus see on. Ja siis väike kommentaar ka, et kuidas siis see Vietnami toit maitses. Väga vürtsikas. Väga vürts on vahest hea. On jah? Väga maitsev. Mul on nii maitsev vaese toit. Ja ma ei mõtle seda tavalist hiinakat, mida Tallinnas saab. Lihtsalt siuke tai toit, Vietnami, Korea, see on nii hea. Ühesõnaga hea, vürtsikas, polnud kõige kiirema hinnaga minu arust see koht. Ja see info oli siis spetsiaalselt Arikule, kui sa videot vaatad. Kes tõrelis, et ma ei kommenteeri, kuidas toit maitseb. Ja peale Vietnami restat siis tulime siia samm hotelli, kus me siin oleme, hommikus sõime. Ja siis kuna siin on siuke kohvi tasuta ja siuksed snäkid tasuta, siis võtsime küpsist natukene närime ja loodame, et kõik on kalorivabad ja proteiinirikkad. Siin Rootsis me oleme söönud kõige rohkem idamaist toitu, tulime siia Tai restorani. Pole kunagi Tai õlut joonud, maitseme, kas on parem kui Saku originaal ja Rootsi kohalik õlu. Väga kallis kusjuures. Importtasud. Mõtle, kui kallis on seda Taist siia kohale tuua. Pigem ta meenutab siidrit kuidagi, mitte õlut. Mingi üliväike siuke, pigem siuke apu õlusiider. Aga ma joon selle ära ja siis ma tellin normaalselt õlut pärast veel. Nii, Tai söök on söödud, me ei viitsinud eriti filmides, oli pime ja poleks nii midagi kuulda olnud. Kuidas sulle siis maitses? See oli ülihea, see oli nii hea. See oli viimase poole aasta kõige lemmikud võidupõrd. Nii et saite aru, et Victoriales üldse ei maitsenud, et selles mõttes ei ole vaja minna. Sinu part oli ka imeline. Ei no, maitse küll seda olid jah, et aga seal pardil oleks nüüd seda nahka ja seda kokk endale jätta. See oli nii hea just. Ma ei tea, rasvane siuke. Pehme, sulab suus. No pekikas sulab suus. Jaa. Aga jällegi isegi ei küsita, kas cash või kaard. See iseenesest mõistetav, et sularaha siin ei eksisteeri. Nii et kui te tulete Rootsi, siis see mõte on küll, et te ei pea vahetama raha ringi, sest teil ei ole seda kuhugi panna. Tehke endale Wise'i konto ja transferige sinna sekki. Teate täpselt, kui palju kulutate. Ma ei müü oma YouTube'i kanalist reklaami.
Ai, see on kõige parem. Pais, kui tahab, siis Ja ostab pärast, seda. kui jääb üles, et tagasi eurodesse kanda kohe. Ja Või ükskõik siis- mis valuutasse. Ühesõnaga, mul läks nüüd mõte kaots, mis ma siin tahtsin öelda veel. Et kui te tulete, võtate ühe väikse siidri, ühe väikse õlle, ühe väikse pardi, ühe väikse shrimpsi, siis maksate sellest. Eelkoog oli ka. Jah, need kevadrullid või siis maksate koos otsiga 800 kohalikku, see on siis umbes 75 eurot, ma pakun umbes. Võib-olla tegelikult isegi 73 niimoodi. Noh, aga Eestis sa maksaksid mingi 65. Ühesõnaga, kogu mõte, pika jutu mõte oli see, et kui te tahate Eestis ennast hästi tunda, siis tulgegi Rootsi või mingi Norrasse, siis tulete Eesti, mõtlete, oi, polegi kõige hullemad hinnad. Aga kui te tahate masendusse sattuda, siis mingi käige Marokos näiteks, ükskõik mis teises Euroopa linnas, siis tulete Eestisse. Euroopa linnas. Jah. Siis mõtlete, kurat, see Eesti on ikka nii rõve koht, et nii kallis kõik. Meil on Skandinaavia hinnad. Jah, ja kui nüüd veel siin niisugused, veel hakkavad siin mõtlema, et mis hästi see Jokker kogu aeg selle rahast räägib, kui kallis ja kallis midagi hädaldab, siis mis teha, meil on paar reisi ees, kuhu on seda raha palju rohkem panna, nii et püsige meie kanali ja subscribe'ige ja olge meie järgmiste reisidega kursis. Ma ei anna mingeid vihjeid, aga tequila maitseb hästi, hästi maitseb. Un sombrero, por favor. Ja, mõnel on juba skeel selge puha. Ja. One tequila, por favor. No, una taza de café con leche ja con azúcar, por favor. Ühesõnaga saite aru hakkama vaatama mingit seebiooperit, kus räägides hispaania keelt. ¿Por qué? ¿Por qué? Näed, ei lasta inimesele õuda. Nägid, Rootsis võetakse Eesti tänaval inimesi kinni. Lihtsalt. Täiesti ilma põhjuseta võetakse inimesi kinni. Lähme kähku hotelli. Ta tegi karjus ainult natukene. Ja isegi, kes aru sai, mis ta karjus, mitte midagi saab. Lihtsalt kohe võeti kinni. Siin õudne tulge Rootsis. Aga isegi julged vastu hakata. Siin Rootsis lihtsalt võetakse tänaval lambist inimesi kinni ilma põhjuseta. Lähme ruttu Lähme hotelli, me magama pea teki alla ja Hatke kinni. Ja tõmmates siis alkoholi jutule kriipsu alla, siis nagu me ütlesime, siis tavapoes müüakse sihukest alkoholi, mille maksimaalne promilli kogus võib olla 3,5. Võtsin ühe alkoholi ja siis ma võtsin ka teise, et mekkida maksimaalse kangusega alkoholi Rootsis, mis on tavamüügis. Kummaline on see, et see õlu maksab vähem kui näiteks see õlu oli 27. Oota, mis sa rääksid siin? Õlu oli 27 ja vesi oli 35. Et jooga õlu. Kutsutakse õlut jooma siin Rootsis. Ostate 3,5 promillist õlut, mis on soodsam kui 0 promilline vesi. Maitseväsi, vaata need Vitavelli, need mis on kõik need peened veed, mis magneesiumi asjadega. Vaat siuke lugu. Täna on pühapäev, lennuk läheb õhtul kell 9 alles, siis mõtlesime, mis teha, et okei, et tuleme siia Tivolisse veel. Aga siin koha peal saab pileteid osta, ma ei tea, mis kuradi huvitav süsteemid siin Rootsis on. Peab online'is ostma, siis tuled siia putkasse ja siis näitad online'i ostu ette ja siis ma ei tea, väga aru saamatu igatahes. Ja Viktor üritab siin online'is piletit osta ja siis vaatame, kas lähme sinna siis atraktsioonidele või ei. Ühesõnaga, see pileti ostmine on nagu ilgelt värdelik siin Stockholmis, vähemalt see lõbustuspark, et sa ostad online'is pileti, siis sa lähed sinna, siis ikka polda rahul, siis sa pead kuskile sisse logima, siis sa pead mingid e-maili või kinnitusasju esitama. What the fuck, et miks ei tule lihtsalt siia, et ei osta piletit, et sul on vaja siuke tsirkus läbi teha. Aga noh, mis teha, Rootsi on siis nii arenenud. Noh, kus sa minna tahad? Väga palju ei tunda õnneks rahvast olemata, ilmselt ootama väga palju ei pea kuskil. Ühesõnaga selle junniga saime sõidetud, kuidas oli?
päris ägeli, pisarad voolasid, käed värisevad, mõnus. Kõige parem on see, et järjekorras ei pidanud üldse ootama, Ja, nagu see on suht läksid aega. kohe said. Mulle selles mõttes meeldis, et ta oli suht kiire jube, et see on mugav istuda, kuigi alati surutakse mind see niikuinii kinni, et ma siuke tunne, et ma ei saa nagu hingata, aga noh. Lähme vaatame siis, lähme minema, aitab küll. Jah. Järgmine atraktsioon, millega me sõitsime, kuidas tundus? Natuke vähem hirmus, aga ma arvasin, et pole üldse hirmus, aga tegelikult oli. See oli nõme, et sa pandi just su käsi kuskilt kinni hoida. Käed olid vabalt nagu, et hoidsid puusakohad kinni. Ma ei saa ikkagi aru, miks inimesed maksavad raha, et lihtsalt Lähme õnnestama majja. raha eest. No jaa, aga äkki on äge. No aga äkki ei ole, kõik on... Alfred Lord Tennyson was no mis juhtus? Noh? See oli päris rõve. Aitäh, et sa lasid mul ees minna ja kogu selle hirmu enda peale võtta. Sul oli hea turvaline seal minu taga. Essa. Selle pealt võiks joomukata. No jah, ütleme nii, et see oli kõige andekam õuduste maja, kus ma käinud olen. Päris naljakas oli muidugi. Sul oli muidugi naljakas minu taga turvaliselt kõndida, kui mina sain kõik need hirmutused enda peale. Zombid ja Kahjuks filmida ei tohti. Frankensteinid ja kummitused ja... Aga jah, need kummituse majal, mis ma... Vaata, kui see sõidab see jah. auto või niimoodi, see kõik on nagu täiesti kõiki möki, siin oli ikka teine tase. Siin sa pidid ise kõndima ja sa teadsid, et nagu tuleb see ehmatus. Ja sa tead, sul oli see läbipaistev põrand, mis nägi välja, et seal ei ole põrand, seal on ämblikud. Ja siis mingi kallakutega ja sa pidid astuma tagasi teed, ei olnud. Ühesõnaga, tagasi tahti minna, joosta ei tohtinud. Seal olid näitlejad, kes ei tohtinud päris inimesed. Ja kõik need kujud asjad olid seal, noh, päris efektne oli. Päriselt, kui tulete siia lõbustusparki Stockholmi, siis õudustamaas käi kindlasti. 4 eurot või 5 eurot on mingi lisapilet küll. Mõtlen ausalt, ma olen terve lõpuni traumeeritud. Ma ei tea, kas see oli väärt kogemus. Päriselt, vahepeal hakkas halb. Ma pole nii palju kiljumist kuulnud, kui kõik need keerulised asjad, see on köömes, kuidas sa karjusid. Sina oleksid minu eeskõndid, sa oleks samamoodi kilju. Jaa, oleksid. Tead ikka, et see ei olnud päris kõik. Tundus päris. Ei, huvitav. Aga kui tulete kruiisilaevaga, siis lõbustuspark on kohe üle vee. Ja teeme siis selle esimese sõidu veel, kuna Victoriale kõige rohkem see meeldis, mis on siuke kole õudne, näete siukene. Kui suur järjekord siin on. See on väga efekt. Sa tuled, tunni ajaga saad oma sõidud tehtud, süda puperdab sees ja lähed minema. Hops, tehtud. Ei ole mingit terve päeva passimist nagu kuskil mingis Legolandis või... Lõbustuspargis on käidud, oled sa oma lõbuvajadused rahuldanud? Jah. Kell on 3, mis me kell 1 tulime, 2 tundi ja vabalt sai käidud kõik ära, kuna järjekordasid ei olnud. Tavaliselt oli, aga kuidagi jah, need oli nii ära jaotatud, et kõige rohkem meeldis sulle selle tornisõid, lähed hästi taevast, siis kukud alla. See oli rõve, see oli pervertsus, see oli lihtsalt rõve. Minest just äge, näed hästi kaugele üle selle Stockholmi. Kes nägi ainult oma silmalaugusid. See oli juba. Ei, tegelikult ma korraks üleval tegin silmad lahti, kus seda seal on kaamera, siis ma korraks tegin, siis ma sain aru, kui kõrgel me oleme. Ja siis järgmine, et me hakkasime kukkuma, siis ma mõtlesin, et hüvasti välismaailm. See kukkus päris kaua ja see oli päris kõrge. Nüüd edasi lähme vaatame siis kuskilt süüa või ei tea, kas me sinna paadiga lähme sõitma selle vesirattaga. Praegu tundub, et tuul on kõvasti väiksemaks jäänud. No võiks võita. Hommikul oli hästi tuuline. See vee peal on ikka ilmselt natuke tuult, aga me ei pea tervet tund aega võtma, et võtame, just peame tunni ajast maksma. Aga sõidame mingi pool tundi näiteks või midagi ja siis lähme otsime süüa. Siis saab rahulikult istuda süüa, võib-olla võtaks mingi joogi ja siis juba
kottidele järgi lennujaama. Lähme siis nende vesijalgratastega sõitma 300 kohalikku, tund aega, 2-5 inimest. See teeb siis umbes 25 eurot või 26 eurot või midagi sihukest tund aega. Pole ammu trennis käinud, siis ongi hea trenn. E4 pea tuhar töötab. Jah. Palav on. Peab togi ära võtma. Eks sa võid võtta, jah? No, mul on väikse peal nüüd. No, mis siis? See siin ainult pildistab, ta üldse ei vänta. Mina pean kõik töö ära tegema, nagu ikka. Ai, ei pildista meid. Nii hakkabki läbi saama meie Rootsi nädalavahetuse trip. Selleks tõmmates otsi kokku, siis mõtlesime, et mekime ka kohalik rahvusmagustoit. Siin on siukene, mis asi see on? Blondi. Ja ma ei tea. Pealt on kookos. Ja sees on mingisugune, ma ei tea. Küpsise pähkli või sägu. Ei oska seletada. Ja siis siin on üks mingi pikem asi. Lõpetades seda kena videot, siis Victoria mekib seda Rootsi magustoitu. No, võta nüüd. No, maitse nüüd. Ma mõtlesin sigarid, et sa tõmbad nagu sigarid. Mida sa siis mõtlesid? Metsa. No, kuidas tundub? Ta on nagu mingi vahukomm sees pähklitega kaetud, üldse okei. Hästi kerge on. Hästi kerge on, jah. Mitte vahuline. Aga mina eelistan siiski seda rammusamat. Rammusam on alati hea. Nii et ühesõnaga selline see trip oli. Vaadake kindlasti eraldi videot ka 5 nõuannet, mida Rootsis tähele panna või arvestada, kui te siia tulete. Ja jälgige meie YouTube'i kanalit ja olge kursis meie järgmiste tegemistega ja reisidega, mis ei ole üldse kaugel. Kus me lähme reisile on ikka päris kaugel? See, kus me läheme, on kaugel, aga ajaliselt ei ole kaugel, nii et püsige YouTube'i kanalil ja Reinhard ja sööge. Taastuda vaja, muidu muskel ei kasva. Ei saa ikka peab ühe lülituse veel tegema ja puudutab selle alkoholi. Ma ei tea, mis teema see alkoholiga on siin Rootsis. Mõtlesin, et oleme lennujaamas siin. Vaatasin, müüakse Rootsi viskid ja et miks mitte, juba neelud käisin, mõtlesin, kuidas lähen koju, võtan jääkuubikuid kapist, keeran Rootsi viski lahti, hakkan Nord Sheldonit vaatama. Tuleb välja, et kassas võeti mul pudeli käest ära, öeldi, et alkoholi ei saagi Euroopasse osta. Kujutab pilti. Rootsist ei saa osta alkoholi viia Euroopasse. Jah, Euroopast ei saa osta. Kui sa lendad kaugemale, siis saad osta, sest monopol olevat selline ja seadused olevat sellised. Nii et siis tead, aga ma ei kujuta ette, kui sa ostan Stockholmist või Rootsist endale joogi ära anda, see käsi pagasisse, kas mind kutsutakse turvakontrolli, et te tegelete hangeldamisega legaalse äriga hullem kui heroiini ülevedamine, ostad Rootsi viskit endale. No siis osta. See küsimus jääb õhku. Tulge Rootsi ja proovige. Victoria on täiesti tujust ära, et ei saanud jooki kaasa osta.